Tere tulemast õpilasteadustööde konkursi autasustamisele. On suurimalt hea meel näha nii särasilmseid teadusinimesi, teadushuvilisi ja olgu etteruttavalt ka kõik tänatud, kõik eriauhindade andjad, kõik konkursil osalejad, kõik kohalviibijad ja muidugi kõik need miljonid, kes meid praegu mix.ee vahendusel jälgivad. Enne veel aga, kui päris autasustamise juurde jõuame, annan ka eelnevalt kiire info, ehk et mina moderaatorina kutsun inimesed ette. Tõsi küll, täna kahjuks ajanappusel me sõna kellelegi ei anna, aga pildi saab küll iga preemia saaja siin samas teha. Väike vaheinfoga veel selles osas, et pärast sedasama autasustamist väljuvad siit eest bussid, küll aga nende aeg on natukene paindlik, nii et päris poole pealt ära tormama ei pea. Nüüd aga annaksin sõna Pille Runnelile, kes siis on õpilaste teadustööde konkursi žürii esimees. Palun, Pille. Tere, ma ütlen kõigepealt kohe murelikult, et öeldi, et ajapuudusel sõna kellelegi ei anna, et ma siis ka väga-väga pikalt teile ei räägi, aga rõõm on ikkagi nii suur selle 2 päeva tegelikult selle perioodi lõpuks, et natuke ma teile räägin, et minu ülesanne on tegelikult tervitada teid kogu suure komisjoni poolt. Mõned meist on veel siin saalis, aga suurem osa lõpetas töö eile õhtul ja mõned on juba Tartust lahkunud, nii et ma olen siis kõigi nende tervituste edasi ja üleandja siin. Ja meile on sellele meeskonnale on aasta algus, paljud meist on juba mitmendat aastat selles žüriis või komisjonis. See on kindlasti üks aasta põnevamaid perioode, sest me saame kollektiivselt tutvuda enam kui 200 tööga. Täpne number mul ei olnudki peas, aga ma tean, et siia jõudsid alla poole, nii et neid töid oli päris palju. Ja me teame juba ette, et nende taga on alati noored uurijad oma väga huvitava mõttemaailmaga, nii et meil on võimalus astuda oma töötsoonist, harjumuspärasest töötsoonist välja ja jätta omad projektid ja omad kolleegid ja omad tegemised selja taha ja tegelikult avastada uusi asju teie töid lugedes. Ja me paneme ka ennast proovile, astudes vahel ka väljaspool oma õpetamisvaldkonda või oma teadusvaldkonda või töövaldkonda. Aga see ei ole ainult selline subjektiivne, et meil on siin tore, et tegelikult meil on teistpidi ka, julgen isegi öelda, et au, et me saame nagu läbi lukuaugu piiluda enne teisi ka Eesti tulevikku, sest see, mida me siin näeme, ei ole mitte ainult akadeemiline ja teadustöö, vaid see on ka kõik need valdkonnad, kuhu te peale kooli kunagi tegelema hakkate või juba praegu tegelete. See ongi see, et mõned jäävad selle teema juurde, millega nad siia tulid veel aastateks. Et festivalile jõudis siis, nagu ma ütlesin, 200 tööst 91 ja võin komisjoni nimel taas kinnitada, et see valik kinnitas taaskord teadustööde väga head taset läbi kõigi valdkondade, 4 suure valdkonna ja see tööde lugemisele järgnud festivali osa süvendas seda. Et kui mõned teist kartsid, et teile esitati raskeid küsimusi või veidraid, siis tegelikult komisjoni laua taga oli ainult vaimustus. Inimesed ütlesid, et oleks ma noorena nii tark olnud, et mõned küsimused tulid teile võib-olla norivalt, aga me olime väga rõõmsad ka eilsel koosolekul oma raskeid otsuseid tehes. Ja väike selline üldistus ka, et mul on hea meel, et sellele teele olete asunud ka seepärast, et teadusel on tegelikult ühiskonnas ka laiemalt kasvav roll. Võib-olla isegi natuke teisiti, kui seda on kirjeldatud, et vanasti oli teadus võib-olla midagi sellist, mis tehti valmis ja siis jõudis ta ühiskonda ja rakendustesse. Aga tänapäeval on maksvusele pääsenud selline arusaam, et see teadmine ja tarkus tuleb erinevatest suundadest ja veelgi enam on näiteks seotud erinevate elulaadide ja kogemuste ja teadmistega ja on aru saada, et sellest, et maailma suurte väljakutsetega toime tulemiseks peavad erinevad osapooled koos töötama.
siit näiteks igapäevaekspertide kaasamine ja kodanikuteadus ja teaduse erialade ülene koostöö. Ja siis teistpidi ka nende päris teadlaste kaasamine ühiskonda, mitte huvitatud inimeste kaasamine teadusesse, vaid teadlaste kaasamine ühiskonda. Nii et näiteks tuli mulle meelde elujõulise Eesti arengukava, millest ma pikalt siin ei räägi, sest on pidupäev, aga see määratleb neid valdkondi, millega Eestis tegelema peab lähiaastatel, et meie ühiskonnal hästi läheks. Ja seal on mõeldud just niimoodi, et need teadlased tulevad teistele osapooltele nagu avalik sektor või firmad, et me paneme kõik pead kokku. Ja näiteks ka kultuurivaldkond, teie, kes te tegite humanitaartöid, et ka nendel on järjest olulisem valdkond mitte selleks, et teistele toredat kultuurielamust pakkuda, vaid selleks, et nad aitaksid näiteks koostöös füüsikute või keemikutega või vastupidi, kes keda appi võtab, neid nutikaid lahendusi otsida. Ja tulles siia konkursi juurde tagasi, et see konkurss näitaski meile, et millest huvitate teie, millega teie tegelikult juba ühiskonnas osalete ja sellele appi tulete. Ja oli huvitav vaadata, kuidas mõned teist on otsustanud osaleda võib-olla teadlaste poolel, ühinedes juba esimeste uurimisrühmadega või võttes omale akadeemilisi juhendaja. Ja teised on teinud selliseid töid, kes teavad, et nad võib-olla teadlaseks ei hakka, aga see kogemus, mis nad sel aastal said või paari aasta jooksul seda tööd tehes, et nad saavad rakendada seda kuskil mujal. Ja me saime muulgas teada ka seda, kuidas erinevad teadusalad edukalt koos toimivad, sest oli jälle selliseid valdkondade vahelisi töid. Aga et ei jääks kõlama, et ma kiidan ainult seda interdistsiplinaarsust, valdkondade ülesust ja muud, et siis ma ikkagi toon lõpuks välja ka selle, et mõned teie tööd olid piire ületavad ka muus mõttes. Et nad esindasid selliseid teadusvaldkondi, milles Eestis ei olegi veel välja kujunenud uurimistraditsiooni ja ma arvan siiralt, et nii mõnigi konkursil osalenust võib tulevikus saada ka talle juba praegu huvipakkuva uurimissuuna teerajajaks. Ja pikemalt ma ei räägigi, sest muljeid on palju, aga teie ootate auhindu, nii et aitäh veel kord komisjoni poolt ja edukat lõpetamist. Aitäh Pille Runnelile. Nüüd aga, et kõik hästi suju oleks, ma räägin ka läbi, kuidas meil siis see protseduur täpsemalt välja näeb. Ehk et kõigepealt ma kutsun siis siia ette eriauhinna üleandja. Tema tuleb siit säras ilmselt siia ette ja siis, kui ma kutsun juba siis auhinna saaja, näiteks päevajuht Rasmus Pind on tänane auhinna saaja, siis tema tuleb siit sirgeselgselt trepist alla. Julgelt proovige jah, et selg oleks rohkem sirge kui on minul. Saate vaadata siis, proovige silma vaadata, saate mõnusa käepikistuse teha ja siis enne veel, kui pilt tuleb, siis te tulete siia kõrvale. Meeldiv oleks, kui te olete näiteks 2 meetrit kaugemal, et sellepärast me kutsume siia alguses ette kõik eriauhinna saajad, võib-olla neid on tollel hetkel 5 tükki, et need kõik siia ära mahuksid ja siis, kui tuleb pildistamine, siis astute siia lähemale, teete oma parima naeratuse, mida te suudate. Ja siis on pilt tehtud ja siis saame juba järgmised kutsuda. Nii, aga nüüd. Alustamegi siis koostööpartnerite auhindadega. Eriauhindu annavad koostööpartnerid ja sellel aastal neid kokku 30 asutust ja kokku on meil üle 100 auhinna. Ja kõigepealt esimese Haridus-Teadusministeeriumi eriauhinna annab üle nõunik Mare Oja. Madli Olbrei, kohe kui nime kuulete, võib hakata alla tulema. Tartu Katoliku Hariduskeskuse töö uurimustöö enesevigastamise kohta. Juhendajad Maarja Ülper, Aleksandra Sooniste. Noorte vaimne tervis ja turvalise koolikeskkonna loomine on väga aktuaalsed teemad. Õppimine on võimalik ainult turvalises keskkonnas. Kuidas seda tagada, kuidas vähendada noorte pingeid ja toetada endaga hakkama saamist on olulised küsimused. Töö uurib noorte endi mõtteid enesevigastamise põhjustest ja abisaamise võimalustest. Raine Rahi ja Trevon Roger Kuusk, Jüri Gümnaasium. Töö investeerimisteemaline õpperakendus StudentX eest. Juhendaja Karoliina Remmets.
Finantskirjaoskus on oluline teema. Uuringud näitavad, koolinoortel teadmisi on, kuid noorte täiskasvanute uuringu põhjal ei tehta siiski ratsionaalseid otsuseid. Just seetõttu on praktiliste elu lähedaste otsusülesannete toomine õppesse väga oluline. Kristiina Kaldma, Hugo Treffneri gümnaasium. Töö matemaatika ülesannete keelekasutuse ja tulemuste vaheline seos aastatel 2014–2021 riigieksamite näitel. Juhendajad Julia Põlik-Karpus ja Kati Ain. Kontrolliv ülesande sõnastus peab olema nii täpne ja selge, et õpilane mõistab, mis laadi vastust temalt oodatakse. Ülesanne ei tohi panna õpilast mõistatama, mis küll küsijal võis mõttes olla. Riigieksamite ülesanded koostavad parimad õpetajad ja spetsialistid. Enamasti peetakse ülesannet koostades silmas siiski õpitulemust ja vähem mõeldakse sõnastusele. Õpilane analüüsis ülesannete sõnastust Jaan Miku teksti raskusastme valemiga jõudis järeldustele, et teksti keerukuse suurenedes vähenes sooritustulemus. Ja nüüd palume ka pilti. Kultuuriministeeriumi eriauhind. Auhinna annab üle loomemajanduse nõunik Anu Maja Pallok. Kristjan Liiv, Tallinna Reaalkool, tööga folkloori uurimine tehisintellekti abil kodu ja koduvälise ruumi vana sõnade näitel. Juhendaja Reet Varik, preemia 400 €. Tunnustame isepäisust ja julgust viia kokku palju kardetud tehisintellekt, Eesti pärimus ning teismelistele teadmiste kontroll. Töös on eksperimentaalsust ja uuenduslikkust. See on teadust tööle kohaselt üles ehitatud ning keelelise stiili ja vormistuse osas igati nauditav. Interdistsiplinaarsus väärib kaasaegses humanitaarias edasi arendamist. Täname Eesti kultuuri uurimise uue nähtuse kaasamise ja testimise eest. Bianca Tuul, Räpina ühisgümnaasium, tööga seto naise villasärgi õmblemine. Juhendajad Karin Tuul, Merle Randla, preemia 400 €. Ühendades loomingulisi praktikaid uurimis- ja arendustegevusega loome uusi teadmisi, kultuurivorme, loome- ja uurimismeetodeid või tehnikaid ning panustame seeläbi meie ühiskonna kestlikku arengusse. Töös on ajalooline ülevaade hästi ja süsteemselt koostatud ning praktiline osa suurepäraselt dokumenteeritud. Tegemist on uurimise ja praktilise töö oskusliku kombineerimisega, mis väärib senisest enam kasutamist ja edasiarendamist. Täname loovuurimusele omase lähenemise kasutamise eest. Ja tuleb ühispilt. Aitäh! Keskkonnaministeeriumi eriauhind. Auhinna annab üle teadusnõunik Andro Truuverk. Leena Pärtel, Hugo Treffneri gümnaasium, tööga taimed elurikkus 20. sajandi Eesti maali kunstise eest. Juhendaja Ott Maidre. Meile meeldis premeeritava töö uudne vaatenurk ja erinevus klassikalistest uurimustööst. Just see, kuidas on võimalik loodusteaduslikke küsimusi interdistsiplinaarselt uurida, lahendada. Boonusena tooks välja elurikkusega seotud tööteema ning lisaks oli töö ka arusaadav ja hõlpsasti loetav. Ja võibki kohe ühispildi teha. Vabandust, tõesti, premeeritud saab ka juhendaja Ott Maidre. Väga vabandust. Õpilase ja juhendaja preemiaks on 500 €. Ja nüüd saame uue ühispildi teha. Maaeluministeeriumi eriauhind. Auhinnad annab üle Maaelu Teadmuskeskuse direktor Andre Veskioja. Janeli Semilarski, Tartu Jaan Poska gümnaasium, tööga mikroplast Peipsi järve rääbise, Corregonus albula ja samasuvise koha Sander Lutšo-Pertsa seede kulglas eest. Juhendaja Lauri Mällo.
Palju käsitletakse meres ja ookeanides ning seal elavates elusorganismides erinevat mikroplasti, kuid vähem siseveekogudes. Teema on aktuaalne üle maailma ning selle uurimisele ja võimalike lahenduste leidmisele pööratakse suurt tähelepanu Euroopa Horisondi programmi kui ka ookeanide missiooni raames praegu. See, et autor on uurimise alla võtnud meie sisevetes elavad kalaliigid on suurepärane, sest neid on veel vähe uuritud ning nagu ka mikroplasti esinemist siseveekogudes. Hea meel on tõdeda, et autoril oli huvi keskkonna ja kalanduse teemal läbi viia oma uurimustöö ning loodetavasti annab see väikese tõuke jätkata oma õpinguid sellel teemal ka ülikoolis. Laura Veerde, Tartu Luterlik Peetri kool, tööga toiduvärvi E102, tartrasiin, sisalduse määramine limonaadides ja pirni maitselises siirupis eest juhendaja Joana Jõgela. Töö eesmärk on oluline ja toiduvärvide tarbimise teema esile toomine noorte hulgas sammuti. Autor on pühendunult teemat uurinud ja iseseisvalt õppinud analüüse läbi viima. Saadud tulemustesse oskab suhtuda kriitiliselt, tuues välja võimalikke kitsaskohti hästi, isikupäraselt ja ladusalt kirjutatud töö. Teemat võiks kindlasti edasi uurida. Michelle Kiik, Tallinna Inglise Kolledž, töö taimsed valgupulbrits piima alternatiivide arenduseks füüsikaliste ja sensoorsete omaduste vahelise seose uurimine eest. Juhendajad Kadi Jakobson ja Aune Nigol. Valgupulbrite tootmise ja kasutamise puhul on oluline nende tarbijasõbralikkus, mille aluseid on töös analüüsitud liikudes füüsikaliste omaduste pinnalt sensoorsele. Taimsete valkude kasvav kasutamine on toidu teaduse üks arengusuundi. Töös kajastus suurepärane koostöö õpilaste ja juhendajate vahel. Proovide ettevalmistus ning sensoorne analüüs viidi läbi toidu ja fermentatsiooni tehnoloogia arenduskeskuse laboris. Osakeste suuruse analüüs viidi läbi Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudis. Loodame, et käesolev töö innustab edasi katsetama ja uurima. Ja tuleb ühispilt. Sotsiaalministeeriumi eriauhind. Auhinnad annab üle analüüsi ja statistika osakonna nõunik Alis Tammur. Eripreemiate andmisel lähtub Sotsiaalministeerium loomulikult töö metodoloogilisest, analüütilisest ja andmete tõlgenduse kvaliteedist, aga lisaks peab tööl olema veel 2 tugevust. Töö peab olema ministeeriumi töölaual ning tulemused peavad olema rakenduslikud. Sel aastal rõõmustas ministeerium selliste tööde rohkuse üle. Tunnustused säravõimatele töödele jagunevad järgmiselt. Karoliina Mikk, Tallinna Kivimäe põhikool, tööga õpilase elu diabeedikuna. Ja tööga siis õpilase elu diabeedikuna teatmik õpilastele ja õpetajatele, mille juhendajaks Tiina Mikk, Kaja Vaikla, preemiaks 200 eurot. Koostatud on valdkonnateaduslike teadmistega arvestav, kuid lihtsas keeles teatmik diabeedikust õpilasele ning tema kaaslastele inimese poolt, kellel on teema valdkonnast otsene kogemus. Arvestades haiguse levikut on tööl märkimisväärne praktiline väärtus. Juhendajatele tulevad ka aukirjad. Madli Olbrei, Tartu Katoliku Hariduskeskus, tööga uurimustöö enesevigastamise kohta, juhendajateks Maarja Ülper, Aleksandra Sooniste, preemiaks 300 eurot. Töö keskmes olev teema on keerukas, kuid õpilane on sellele lähenenud delikaatselt ja oskuslikult. Töö järeldused ning soovitused pakkuda koolis ning vanematel abistavaid vaimse tervise esmaabikoolitusi on asjakohased ning rakendatavad. Gea Rael Kukk Hugo Treffneri gümnaasiumist tööga aktiivsuse tähelepanuhäire sümptomid ning legaalsete stimulantide tarvitamine eest, juhendajateks Anett Pullerits, Karina Laas, preemiaks 300 eurot. Tööteema on ministeeriumi jaoks väga aktuaalne, selle metodoloogiline, kaasa arvatud andmeanalüüsi tase on kõrge.
Aga jätkub. Maria Loog Hugo Treffneri gümnaasiumist tööga Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilaste valuvaigistite tarbimisharjumused ning õpilaste teadlikkus valuvaigistite tarbimise mõjust. Juhendaja Ott Maidre, preemiaks 300 eurot. Tegu on nii ülesehituse kui ka kasutatud meetodite ja tulemuste poolest tugeva uuringuga, mille idee on tulnud igapäevasest elust ja murest oma klassi- ja koolikaaslaste pärast. Romet Raamat, Võru gümnaasium. Töö naispoliitikutest meedias läbi Sooprisma peaminister Kaja Kallase näitel. Juhendaja Anneli Hindrikson, preemiaks 300 eurot. Naispoliitikute meediakäsitluse analüüsimine on väga põnev hetkel, mil on toimumas pööre naiste jõudmises võimu juurde. Töö suureks tugevuseks on naiste poliitikas osalemise ajaloolise tausta põhjalik lahti kirjutamine. Oskuslikult on kasutatud kriitilise teksti analüüsi meetodit. Miia-Maria Sukles, Tallinna Reaalkool tööga inimese papilloomviiruse vastase vaktsineerituse tase ja sellest keeldumise põhjused 3 Eesti gümnaasiumi näitel. Juhendajateks Tiina Talvi, Elen Vettus, preemiaks 300 eurot. Tööteema on jällegi väga aktuaalne, kuna Eesti tüdrukute seas on HPV vastane vaktsineerituse tase soovituslikust madalam. Autor arutleb sisukalt uuringu tulemuste üle ja soovitab väga asjakohaselt sooneutraalset vaktsineerimist ning noorte teadlikkuse tõstmist sotsiaalmeedias. Ja jätkame. Martin Tsanev, Viimsi gümnaasium. Tööga investeerimisstrateegia pensioniks modernset portfelliteooriat rakendades. Juhendajad Ingrid Rõigas, Peeter Luikmel, preemiaks 300 eurot. Ja siit tuleb ühispilt ja loen ka ette põhjenduse. Oluline uurimisteema Sotsiaalministeeriumi jaoks rahvastiku vananemist silmas pidades. Tugev metodoloogiline lähenemine, korralik analüüs, töö on ka hästi loetav. Ja ka hiljem siis kõik juhendajad saavad aukirjad. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eriauhinnad annab üle haridus- ja tööturunõunik Anneli Tank. Kristjan Liiv, Tallinna Reaalkool tööga folkloori uurimine tehisintellekti abil kodu ja koduvälise ruumi vanasõnade näitel. Juhendaja Reet Varik. Põnev töö, mille puhul võlus MKM-i see, et uurija on võtnud käsitleda päevakajalise teema, mida suudab ja saab tehisintellekt teha ja ühendanud selle sujuvalt meie juurtega. Karoliina Paas, Nõor Reaalgümnaasium tööga päikeseenergia perspektiivikus Eestis. Juhendaja Tege Lepa ja Peet Märt Ird. Tunnustame autorit põneva ja päevakajalise uurimise eest ning panuse eest Eesti taastuvenergia arendamisse. Ja tuleb ka ühispilt. Oleme jõudnud Kaitseministeeriumi eriauhinna juurde ja auhinna annab üle Eesti Teadusagentuuri esindaja Anneli Allik. Anett Veskimägi Tallinna Reaalkoolis tööga Vene agressiooni mõju Euroopa kliima eesmärkidel energeetikasektoris 2030–2050 perioodil 24. veebruar kuni 31. detsember 2022. Juhendajad Taavi Veskimägi, Madis Somelar. Venemaa agressiooni mitmepalgelisus ja
Pindne mõju on olnud nähtav juba üle aasta. Anett Veskimäe töö avaldab selle energiapoliitikat ja kliimaeesmärkide täitmist puudutavaid mõjutegureid. Põhjalik dokumendi ja intervjuude analüüsil põhinev uurimistöö pühendub muuhulgas energiajulgeoleku ja varustuskindluse teemadele, mis on riigi toimepidevuse ja julgeoleku seisukohast kriitilise tähtsusega. Eesti Kunstiakadeemia eriauhind, auhinnad annab üle kunstihariduse osakonna juhataja Anneli Borri. Anna-Sofia Lante-Reintam, Tallinna Prantsuse Lütseum. Tööga Hans Christian Anderseni muinasjutu Tütarlaps tuletikkudega illustreerimine eest juhendajad Liis Reier, Kertu Sillaste. Põhjenduseks ka siis Anna-Sofia Lante-Reintam kirjeldab ladusalt ja kaasahaaravalt noorte illustraatori teekonda ühe tuntud muinasjutu illustreerimisel. Selleks on ta teinud põhjaliku eeltöö varasemate illustratsioonide ja muinasjutu autori eelloo tundma õppimisel ning sukeldunud põhjalikumalt raamatu illustratsiooni maailma. Autor analüüsis küpselt oma tegevust, märkas arengut ja otsis parimaid väljendusvahendeid muinasjutu ellu äratamiseks. Võitja saab valida auhinnaks just teda huvitava kursuse ega avatud akadeemia kursuste seast. Valikut aitab teha Mart Vainre. Eesti Maaülikooli eriauhind, auhinnad annab üle õppeprorektor professor Endla Reintam. Hanna-Elisabeth Haav Tallinna Toomkoolist tööga prügi sorteerimise tähtsus meie ühiskonnas. Juhendaja Helen-Mai Haav, preemiaks 500 eurot. Prügi sorteerimine on üks väike samm, mida igaüks meist saab keskkonnaseisundi parandamiseks ära teha. Tegevuse tähtsustamine ja teadlikkus selle tegevuse juures on ülioluline. Samas inimesed hindavad mugavust, et konteinerid oleks kodulähedel ja selgelt märgistatud. Rõõm on tõdeda, et jäätmete teemal on suunanäitajateks ja õpetajateks noored, kes on sageli täiskasvanutest teadlikumad. Emma Erm Tallinna Reaalkoolist tööga Oga Kärblase Hermetia Illusions. Vaaklade kasvatamine toiduks ja söödaks, immuunsuse ja kehamassi sõltuvus toiduallikast. Juhendajaks Hendrik Meister, preemiaks 500 eurot. Putukate kasutamine toiduks või söödaks praegusel hetkel enam kedagi ei šokeeri, kuid oluline on leida liigid ja nende kasutamise viisid, mis ei konkureeriks primaarse toidu ressursiga. Oga kärbsed on heaks potentsiaalseks ressursiks põhjusel, et toituvad taimejäänustest ning on suhteliselt vähenõudlikud. Seega on võimalik lahendada nii biojäätmete kompostimise kui proteiinirikka loomasööda vajaduse teema. Lisaks rahalisele auhinnale pakume Emmale võimalust külastada Eesti Maaülikooli kärbselaborit, kus Oga kärbeste uurimisega tegeletakse. Vot nii. Tallinna Ülikooli eriauhind, auhinnad annab üle teadusprorektor Katrin Niglas. Karl Eelma, Tartu Herbert Maasingu kool tööga õpetajate hinnang tehisintellekti poolt loodud tekstile, juhendajad Tuuli Tatamir, Simone Eelma. Elo Esperk, Tartu Valdorf Gümnaasium tööga liblikate kasvatamine kunstlikes tingimustes, juhendajad Toomas Esperk, Kadri Kont. Gertrud Lukas, Tallinna Prantsuse Lütseum tööga DNA kahjustuste radade mõju inimese papilloomi viiruse tüüp 18 genoomi paljunemisele, juhendajad Kristiina Heinoja, Marko Piirsoo.
Romer Raamat Võru gümnaasiumis tööga naispoliitikutest meedias läbi Sooprisma peaminister Kaja Kallase näitel, juhendajateks Anneli Hindrikson. Martin Tsanev Viimsi gümnaasiumis tööga investeerimisstrateegia pensioniks modernset portfelliteooriat rakendades, juhendajad Ingrid Rõigas ja Peeter Luikmäel. Bianca Tuul Räpina ühisgümnaasiumis tööga seto naise villasärgi õmblemine, juhendajad Karin Tuul, Merle Randla. Ja siis tuleb ka ühispilt ja samal ajal annan ka ühise põhjenduse. Tööd on paistnud silma, kuna nad kajastavad tänapäeval väga aktuaalseid probleeme. Kõik uuringud on läbi viidud väga kõrgel tasemel. Preemiaks saavad õpilased Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia vautšerid ning ülikooli meened. Tartu Ülikooli teaduskooli eriauhind. Auhinnad annab üle teaduskooli direktor Ana Valdman. Sel aastal oleme välja pannud ühe eripreemia põhikooli ja gümnaasiumi astmes. Nagu möödunud aastatel oli ka tänavu valiku tegemine keeruline. Suurepärase ülesehituse ja teema valikuga töid leidus igas valdkonnas. Kristjan Liiv Tallinna Reaalkool tööga folkloori uurimine tehisintellekti abil kodu ja koduvälise ruumi vanasõnade näitel, juhendajateks Reet Varik, preemiaks 200 eurot. Põhikooli astmes tunnustame õpilast, kes uuris Eesti folkloori kodu ja koduvälise ruumi vanasõnade näitel, tehes seda tehisintellekti abil. Kõige enam jäi meile käesoleva töö puhul silma õpilase loov lähenemine ja oskus rakendada tekstide uurimisel meie kõigi jaoks väga veel päris uut ja võõrast tehnoloogiat. Henrik Einberg Tallinna Reaalkoolis tööga matemaatikas, andeka õpilase eripärad õpioskustes ja motivatsioonis, juhendaja Jaagup Kippar ja Karin Tähts, preemiaks 200 eurot. Gümnaasiumi astmes pälvib eripreemia ulatusliku olümpiaadi kogemusega Tallinna Reaalkooli õpilane. Tema uurimustöö matemaatikas andeka õpilase eripäradest õpioskustes ja motivatsioonis on väga oluline mitte ainult teaduskooli, vaid kogu riigi üle riigilise andepoliitika eesmärkide püstitamisel. Oma töös tõi autor edukalt esile andekuse olemuse, näiteid tänapäeva kooli matemaatikast ja erikoolide õpilaste hinnanguid. Tuleb ühispilt ja aitäh! Tartu Ülikooli observatooriumi eriauhind. Auhinna annab üle observatooriumi külastuskeskuse juhataja Heli Lätt. Annette Bogdanov Reaalgümnaasiumis tööga ajalooliste supernovade otsimine digitaliseeritud fotoplaatidelt, juhendajateks Taavi Tuvikene ja Peet Märt Irt, preemiaks 400 eurot. Astronoomias on uute teadmiste saamisel olulisel kohal tähistaeva vaatlused. Tänapäeval lisandub vaatluse andmeid tohutul hulgal, kuid selleks, et tuvastada pikaajalisi muutusi või leida harva esinevaid nähtusi, peab taevast vaatlema väga pika aja jooksul. Üks võimalus pikemate vaatlusseeriate saamiseks on pöörduda arhiivides umbes 100 aasta jooksul talletatud astronoomiliste fotoplaatide poole. Selline järjekindlust ja põhjalikku tööd nõudev uurimustöö valmis Annette Bogdanovil. Mihkel Kota Viimsi gümnaasiumis tööga kaugseire potentsiaal Läänemere põhja taimestiku koosluste produktsiooni kaardistamisel eest. Juhendajateks Ivi Rammul, Jonne Kota, Ele Vahtmäe, 400 eurot preemiaks. Eluplaneet Maal on võimalik primaarproduktsiooni tõttu.
See protsess annab energiat teistele elusorganismidele, moodustades seega toidu võrgustike aluse. Traditsiooniliselt on suurvetikate primaarproduktsiooni mõõdetud laboratooriumis, kuid tehnoloogia arenguga on suurvetikate primaarproduktsiooni hakatud mõõtma ka looduses. Mihkel Kotta oli osa teadusmeeskonnast, kes töötas uurimishüpoteesi kindlaks tegemisel nii välitöödel, modelleerimisel kui ka saadud tulemuste vormistamisel. Meribel Kuusik Viimsi gümnaasiumis tööga klorofüll A leidmise võrdlus kaugseire ja veekogust võetud proovide põhjal Eesti rannikuvetes, juhendajateks Kristiina Joon, Kersti Kangro, preemiaks 400 eurot. Läänemere üheks peamiseks probleemiks on toitainetega rikastumine, mille otsene tagajärg on vee-õitsengute sagenemine ja nende ulatuse suurenemine, mis omakorda põhjustab hapnikuvaeseid aktiivse elutegevuseta tsoone. Probleemi üheks indikaatoriks on hütoplanktoni biomass, mida hinnatakse selles leiduva klorofülla kontsentratsiooni põhjal. Meribel Kuusiku uurimustöö üheks olulisemaks küsimuseks oli leida algoritm klorofülla täpseima kontsentratsiooni välja selgitamiseks, kasutades Sentinel-3 OLCI satelliidipilte. Ja tuleb ühispilt. Tartu Ülikooli raamatukogu eriauhind. Auhinna annab üle raamatukogu direktor Krista Aru. Leene Pärtel Hugo Treffneri gümnaasiumis tööga taimed elurikas 20. sajandi Eesti maalikunstis, juhendajateks Ott Maidre. Kompaktse, sünteesiva ja uuendusliku lähenemise, kunsti ja bioloogia sisuka ja oskusliku sidumise ning kogutud andmete suurepärase visualiseerimise eest. Ja tuleb ka kohe ühispilt. Nii. Väga hästi. Juhendaja Ott Maidre siis. Aitäh. Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu eriauhinnad. Auhinnad annab üle Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel. Albert Loog Tallinna Reaalkoolist tööga fotopolümeerist SZ 2080 3D prinditud nanoarhitektuursete võrestruktuuride pürolüüsi järgse kahanemise uurimine eest, juhendajateks Hugo Mändar, Reivo Maasik, preemia suuruseks 400 eurot. Tegu on põhjaliku ja uudse uurimustööga materjaliteaduse valdkonnast. Autor on töötanud läbi asjakohase teoreetilise materjali ning viinud läbi laboris eksperimentaalsed uuringud silmapaistva analüütilise pädevusega. Maria Sukles Tallinna Reaalkoolis tööga inimese papilloomiviiruse vastase vaktsineerituse tase ja sellest keeldumise põhjused 3 Eesti gümnaasiumi näitel, juhendajateks Tiina Talvi, Elen Vettus, preemiaks 400 eurot. Tegemist on olulise uurimustööga hoiakute ja väärtuste kaardistamisel. Autor on juhtinud tähelepanu aktuaalsele teemale, aidates kaasa terviseteadlikkuse tõstmisele nii ühiskonnas laiemalt kui ka oma vanusegrupis. Lisaks tõstame esile tänukirjaga Annika Mägimets Tartu Jaan Poska gümnaasiumis tööga lasteraamatu Tähe ja lume metsade saare saladused loomine eest, juhendajaks Sandra Sild.
Laste ja noorte vaimne tervis on teema, mille käsitlemist ei saa kunagi olla liiga palju. Tõstame töö esile probleemi olulisuse ja laiapõhjalise teadvustamise tõttu ja innustame autorit teemaga edasi tegelema. Ja juba kuulen, et samal ajal tuleb ka grupipilt. Väga mõnus. Aitäh. Eesti Energia eriauhinna annab üle järelkasvu spetsialist Helerin Pilden. Hendrik Einberg Tallinna Reaalkoolis tööga matemaatikas, andeka õpilase eripärad õpioskustes ja motivatsioonis, juhendajaks Jaagup Kippar, Karin Täht. Töö on tähelepanu väärt eeskätt oma aktuaalse ja ajakohase vaatenurga poolest. Tänases kiiresti muutuvas ja arenevas maailmas loogiline ja analüütiline mõtlemine omab kriitilist tähendust. Kiidu väärt, et matemaatilisele edukusele ja potentsiaalide tuvastamisele mõeldakse ja keskendutakse kooli eas. Aitäh! Eesti Tervisemuuseumi eriauhinnad annab üle Mare Vahtre. Karoliina Mikk Tallinna Kivimäe põhikoolis tööga õpilase eludiabeedikuna, teatmik õpilastele ja õpetajatele, juhendajateks Tiina Mikk ja Kaja Vaikla. Karoliina diabeedi temaatiline teatmik on hea näide sellest, kuidas rääkida diabeedist lihtsasti ja arusaadavalt, kuid ammendavalt. Sisukale ning hästi kujundatud teatmikule lisab väärtust autori soov ning julgus jagada isiklikku kogemust, mis kahtlemata julgustab tema eakaaslasi mõistma, et nad ei ole oma tervisemurega üksi. Angeliina Roosimägi Tartu Jaan Poska gümnaasiumis tööga põlve, trochlea plastika, tuberositas, tibiae, transpositsioon ja MPFL rekonstruktsioon. Juhendajateks Merike Hein ja Reedik Pääsuke. Angeelika põlveketrasid uuriva töö pealkiri sisaldab raskesti hääldatavaid ladinakeelseid nimetusi. Olen nõus. Mille väljalugemine tekitab probleeme ka täiskasvanutel. Olen nõus. Vaatamata sellele on autor teinud endale selgeks tippmeditsiini ühe spetsiifilise osa ning välja töötanud juhendi põlvekedra ebastabiilsuse tuvastamiseks, operatsiooni teostamiseks ning soovitused taastusraviks. Angeelika pealtnäha mänglev kergus keerulise teema lahti kirjutamisel paneb vaid soovima, et autor jätkaks mõnel meditsiinilisel erialal või sellel alal tulevikus. Tuleb ühispilt. Eesti Kirjandusmuuseumi eriauhind. Auhinna annab üle direktor Piret Voolaid. Kristjan Liiv Tallinna Reaalkoolis tööga folkloori uurimine täisintellekti abil kodu ja koduvälise ruumi vanasõnade näitel, juhendajateks Reet Varik. Uurimus lisab vana sõnade kui arhailise kultuurivormi uurimisse uue keele ja mõtteruumi uut metoodikat. Hästi. Reet Varik siis juhendajana ka, kui siin paluti, siis Reet Varik. Erika Kuznetsova Tartu erakool tööga komi ja Eesti vanasõnad õppimisest eest, juhendajaks Nikolai Kuznetsov. Uurimus on maailma esimese Eesti komi võrdlev vana sõna analüüs. Eesti Kirjandusmuuseum tänab Nikolai Kuznetsovi Tartu erakooli õpilase Erika Kuznetsova uurimuse komi ja Eesti vanasõnad õppimisest juhendamise eest.
Oliver Rojo, Ülenurme gümnaasium tööga Uku Masingu ajateemaliste ideede kogum kommentaaridega eest, juhendaja Viive Peiker. Ja. Uurimus läheneb uudselt Uku Masingu aja käsitlusele ja Eesti Kirjandusmuuseum tänab Viive Peikerit, Ülenurme gümnaasiumi 12. klassi õpilase Oliver Rojo töö Masingu ajateemaliste ideede kogum kommentaaridega juhendamise eest. Kauri Ilves, Hugo Treffneri gümnaasium, töö Makoto Yakimura manga Vinland Saga ajalooline täpsus eest, juhendaja Kristiina Punga ja Kristiina Punga ongi. Interdistsiplinaarne vaade Põhja-Euroopa ajaloole populaarkultuuri analüüsil kaudu. Eesti Kirjandusmuuseum tänab Kristiina Pungat, Hugo Treffneri gümnaasiumi 12. klassi õpilase Kauri Ilvese töö Makota Yakimura manga Vinland Saga ajalooline täpsus juhendamise eest ja tuleb ka ühispilt. Aitäh ja sama sujuvalt jätkame. Eesti uuringute tippkeskuse eriauhinnad. Auhinnad annab üle tippkeskuse juht Mare Kõiva. Krismar Tõnissaar, Ülenurme gümnaasium, tööga Rich Riorgiani pentaloogia, Percy Jackson ja olümplased analüüsi eest, juhendajateks Viive Peiker. Uurimus lisab ulmekirjanduse uurimisse uusi tahke. Harriet Piirmets, Rapla gümnaasium, tööga Wolfi romaani Tuletorni juurde põhjal pop-up raamatu tegemine Lily Prisco vaatepunktist, juhendajaks Marika Lips. Uurimus on keeruka klassikalise teose elegantne ja uudne tõlgendus. Ja siit tuleb ka ühispilt. Eesti Keele Instituudi eriauhind. Auhinnad annab üle direktor Arvi Tavast. Karl Eelmaa, Tartu Herbert Maasingu kool, tööga õpetajate hinnang tehisintellekti poolt loodud tekstile, juhendajaks Tuuli Tatomir ja Simone Eelmaa. Kristiine Kaldmaa, Hugo Treffneri gümnaasiumis, tööga matemaatika ülesannete keelekasutuse ja tulemuste vaheline seos aastate 2014–2021 riigi eksamite näitel, juhendajateks Julia Polikarpus ja Kati Ain. Kaur Maanus Kartus, Tallinna Ühisgümnaasiumis, tööga Hiiu murde erijoonet suulises kõnes, juhendajaks Aili Tarvo. Erika Kuznetsova Tartu erakoolis, tööga komi ja eesti vanasõnade õppimisest eest, juhendajaks Nikolai Kuznetsov. Kristjan Liiv, Tallinna Reaalkool, tööga folkloori uurimine tehisintellekti abil kodu ja koduvälise ruumi vanasõnade näitel eest, juhendajaks Reet Varik.
Johan Värv, Hugo Treffneri gümnaasium, töö soome-ugri ainestik Tartu Ülikooli Eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivis eest, juhendajaks Monika Piirimäe ja Tuuli Tuisk. Ja tuleb ühispilt ja annan ka teada, et lisaks siis preemiale saab igaüks personaalse tagasiside oma tööle. Tervise Arengu Instituudi eriauhind. Auhinnad annab üle Tai tervisestatistika osakonna analüütik Eva Anderson. Mia-Maria Sukles, Tallinna Reaalkool, tööga inimese papilloomiviiruse vastase vaktsineerituse tase ja sellest keeldumise põhjused 3 Eesti gümnaasiumi näitel. Juhendajateks Tiina Talvi ja Helen Pettus. Gea Rael Kukk, Hugo Treffneri gümnaasium, töö aktiivsuse tähelepanuhäire sümptomid ning legaalsete stimulantide tarvitamine eest, juhendajateks Anett Pullerits ja Karina Laas. Kusjuures mõlemad tööd on tihedalt seotud Tai valdkondadega ning toovad esile ühiskonnas hetkel olulised teemad. HPV vaktsineerimine ja teadlikkuse tõstmine vaktsineerimise vajalikkusest ning laste ja noorte vaimne tervis. Eesti Ajaloomuuseumi eriauhind. Auhinna annab üle haridusjuht Minna Lahtvee. Veera Beljajeva, Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumis, tööga Priit Strandbergi lavastuse Naiste kool rollide analüüsi eest, millel juhendajateks Monika Piirimäe ja Karin Allik. Kiidame ja tunnustame töö autori teemavalikut ja täpselt sõnastatud uurimus küsimusele leidliku teoreetilise raamistiku leidmist. Töö autori analüüs on esitatud loogiliselt ja ladusalt, andes teatrikriitikale uue dimensiooni. Ilo Juandi, Miina Härma gümnaasium, töö toitumise tuvastamine juuste isotoopanalüüside põhjal, kaasaja ja arheoloogilise materjali juhtumi uuring eest, millel juhendajateks Mari Tõrv, Ester Oras, Olar Sepp, Helen Semilarski. Ja samal ajal, kui tuleb ühispilt, räägin veel siit lisaks, et Eesti Ajaloomuuseum tunnustab ajaloost tõukunud interdistsiplinaarset uurimustööd, kus testitud meetod aitab nii ammu elanud kui ka praeguste inimeste toitumisharjumustest teada saada. Autor kirjeldab väga oskuslikult ja heakeelselt uurimisprotsessi ja toob küpse teadlasele omaselt kriitiliselt välja ka ebaõnnestumised, mida kompenseeris lisaanalüüsidega. Aitäh! Eesti Rahva Muuseumi eriauhind. Auhinna annab üle Eesti Rahva Muuseumi direktor Kertu Saks. Leene Pärtel, Hugo Treffneri gümnaasium. Töö taimed elurikkus 20. sajandi Eesti maalikunstis, juhendajaks Ott Maidre. Autori uurimishuvi on olnud suunatud kunsti, ajaloo ja elurikkuse valdkondadele ning ta on need omavahel õnnestunult ühendanud mahukas Eesti kunstikogudel põhinevas uurimustöös. Töö on suurepärane näide sellest, kuidas kunsti, teaduse ja keskkonna humanitaaria kombineerimine aitab saada uusi teadmisi. Bianca Tuul, Räpina ühisgümnaasium, töö Seto naise villasärgi õmblemine, juhendajateks Karin Tuul ja Merle Randla.
Töö eesmärgiks oli valmis teha villasärk. Naise traditsiooniline ülerõivas ja uurida selle rõiva esemega seotud perekondlikke ning piirkondlikke traditsioone. Tänapäeval on ise valmistatud rahvarõivastel veel üks oluline roll. Riided, mida on võimalik kanda aastakümneid ja mis ajaga järjest armsamaks saavad, esitavad oma keskkonnasõbralikkusega väljakutse rõivatööstuses toodetud kiirmoele. Aitäh! Eesti Meremuuseumi eriauhind, auhinnad annab üle haridustöö kuraator Kristel Halman. Mihkel Kotta, Viimsi gümnaasium töö kaugseire potentsiaal Läänemere põhjataimestiku koosluste produktsiooni kaardistamisel eest, juhendajateks Sivi Rammul, Jonne Kotta ja Ele Vahtmäe. Märkimisväärselt asjatundlikult kirjutatud ja väärtusliku sisuga uurimustöö merebioloogias paistab silma uudsuse ja metoodika väljatöötamise poolest. Töös peegeldub autori motiveeritus ja võime süvitsi minna. Meribel Kuusik, Viimsi gümnaasium, töö klorofülaa leidmise võrdlus kaugseire ja veekogust võetud proovide põhjal Eesti ranniku vetes, juhendajateks Kristiina Joon ja Kersti Kangro. Igatahes tööväärtus seisneb sobivaima metoodika leidmisel keskkonnaprobleemide lahendamiseks. Väga hästi kirjutatud uurimustöö avaldas muljet autori motiveeritus merekeskkonnaga tegelemisel ja tuleb ühispilt. Noorte Vabamu eriauhind. Auhin annab üle Ede Shank Tamkivi. Romer raamat Võru gümnaasium tööga naispoliitikutest meedias läbi soo Prisma peaminister Kaja Kallase näitel, juhendajateks Anneli Hindrikson. Ühiskond edasi viivate protsesside põhjaliku ja empaatilise käsitluse eest. Ja nüüd tulebki pilt. Ja nüüd kood Jõhvi eriauhind. Auhin annab üle asutaja Ede Shank Tamkivi. Võib korraks aplodeerida. Elisabeth Judin, Miina-Härma gümnaasium, tööks 3D inimese modelleerimine ja animeerimine eest, juhendajateks Elisabeth Judin. Ja lause jätkub põhjendusega iseõppimisprotsessi põhjaliku käsitluse eest. Eesti Noorteteaduste Akadeemia eriauhind ja auhinnad annab üle Tuul Sepp. Igal auhinnal preemiaks 100 eurot. Annette Bogdanov, Nõo Reaalgümnaasiumis tööga ajalooliste supernoovade otsimine digitaliseeritud fotoplaatidelt eest, mil juhendajaks Taavi Tuvikene ja Peet Märt Irt. Astronoomia on olnud ajalooliselt Eestis oluliseks ja edukaks teadusvaldkonnaks, kus uute teadmiste saamisel olulisel kohal tähistaeva vaatlused. Samamoodi on oluline ka varem kogutud andmete läbi töötamine, et märgata seni märkamata jäänut. Supernoovade leidmiseks vaatas Annette ükshaaval läbi enam kui 5400 pildi väljalõiget ja tuvastas tähesarnaseid kujutisi, mis ei langenud kokku ühegi teadaoleva tähega.
nii. Lianage ton Sithil Inzara Lianage. Miina Härma gümnaasiumis tööga uurimus kaaliumpermanganaadi mõjust banaanide küpsemisele eest, mil juhendajaks Kirstin Karis. Töös on näha teemale õhinapõhist lähenemist, selget motivatsiooni ja väga hea teaduslike metoodikate käsitlust. Madli Olbrei Tartu Katoliku Hariduskeskuses tööga uurimustöö enesevigastamise kohta, juhendajateks Maarja Ülper, Aleksandra Sooniste. See aktuaalse teemaga töö on väikesemahuline, kuid ühiskondlikult väga kõnekate tulemustega. Kombineeritud on kvantitatiivset ja kvalitatiivset andmeanalüüsi. Kirdo Vähk ja Tormi Viirk Tapa gümnaasiumist tööga Euroopast pärinevate keskaegsete peamiste eriliiki ammunoolteotste peamise lennuomaduste kvantitatiivne analüüs eksperimentaal-arheoloogilise katse käigus valmistatud kõrg-keskaegse ammuga eest, millel juhendajaks Indrek Niibo. Töös on hästi seotud akadeemiline kirjanduslik taust, ajalooline ülevaade ja praktiline tehnoloogiline teostus, sealhulgas väljundiga ka arheoloogilisele uurimustööle ja tõlgendustele. Ja me täname pildi eest. Tallinna Tehnikaülikooli eriauhind. Auhinna annab üle avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg. Monika Merje Meinberg Rapla gümnaasiumist tööga tilga mikrofluidika kasutamine toksiliste ühendite mõju uurimiseks mikrovetikates, mil juhendajateks Ott Scheler, Simona Bartkova ja Liis Teumber. Anett Veskimägi Tallinna Reaalkoolist tööks Vene agressiooni mõju Euroopa kliimaeesmärkidele energeetikasektoris 2030 kuni 2050 perioodil 24. veebruar kuni 31. detsember 2022, juhendajateks Taavi Veskimägi ja Madis Somelar. Albert Loog Tallinna Reaalkoolist tööga fotopolymeerist SZ 2080 3D prinditud nanoarhitektuursete võrestruktuuride pürolüüsi järgse kahanemise uurimine eest, juhendajateks Hugo Mändar ja Reivo Maasik. Ja saamegi kohe ka ühe ühispildi teha. Eesti Teaduste Akadeemia eriauhind. Auhinnad annab üle peasekretär akadeemik Jaak Järv. Kolmanda preemia Annette Bogdanov Nõo Reaalgümnaasium tööga ajalooliste supernovade otsimine digitaliseeritud fotoplaatidelt eest, mil juhendajateks Taavi Tuvikene, Peet-Märt Irts ja preemia suuruseks on pi korda 100 eurot. Ja ka põhjendus. Töö autor otsis 100 aasta vanuste tähistava ülesvõtete digitaliseeritud fotoplaatidelt seni avastamata supernoovasid. Artefakte välistades avastas autor Neitsi galaktika parve galaktikatest 5 seni kirjeldamata supernova kandidaati.
Nende lõplikuks identifitseerimiseks ning kaardistamiseks on vajalik veel teiste andmebaaside fotoplaatide uurimine. Teine preemia Kristiine Kaldmaa Hugo Treffneri gümnaasiumis tööga matemaatika ülesannete keelekasutuse ja tulemuste vaheline seos aastate 2014 kuni 2021 riigieksamite näitel, mil juhendajateks Julia Polikarpus ja Kati Ain ja preemia suuruseks pi korda 150 eurot. Töö autor näitas, et matemaatika ülesannete lahendamise edukus oleneb ka sellest, kuidas on ülesanne kirja pandud. Kuna varem on õppeülesannete tekstide keelekasutust uuritud suhteliselt vähe, on autori töö tulemused olulised ja väärivad eksamite korraldajatele siis tõsist tähelepanu. Esimene preemia Leene Pärtel Hugo Treffneri gümnaasiumist tööga Taimed elurikkus 20. sajandi Eesti maali kunsti seest, juhendajaks Ott Maidre, preemia suuruseks pi korda 200 eurot. Eesti kunstnike maalidel kujutatud taimeliikide taksonoomiline analüüs lubas autoril teha huvitavaid üldistusi nii elurikkuse kui ka ühiskonnas levinud vaadete ja ideoloogiate muutumisest 20. sajandi jooksul. Väga originaalne töö, kus on kombineerunud humanitaar-, sotsiaal- ja keskkonnateaduste erinevad aspektid. Eesti Geograafia Seltsi eriauhind. Auhinna annab üle seltsi asepresident Taavi Pae. Elo Joandi Miina Härma gümnaasiumis tööga toitumise tuvastamine juuste isotoopanalüüside põhjal, kaasaja ja arheoloogilise materjali juhtumi uuring eest, millel juhendajateks Mari Tõrv, Ester Oras, Holar Sepp ja Helen Semilarski. Suure pühendumusega kirjutatud töö, nii sisult kui ka vormilt suurepärase uurimusena koostatud. Lisaks ka kaasahaaravalt esitatud Geograafia Selts tunnustab Elo Joandit isotoopanalüüsi, rakendamise, täpsuse ning tulemuste selge interpreteerimise eest. Aitäh! Nüüd ei juhtu mitte midagi muud peale selle, et eripreemiad on välja antud. Me täname kõiki eripreemiate andjaid ja muidugi tunnustame kõiki neid, kes eripreemia said. Aga nüüd me jätkame autasustamist. Riiklike preemiate üleandmiseks ma aga palun lavale Eesti Teadusagentuuri esimehe Anu Noorma. Protseduur on natukene erinev. Sarnaselt tulete säras ilmselt siit trepist alla ja selja proovite ka sirgena hoida, mitte nii nagu mina siin, aga nüüd saab igaüks siis individuaalse pildi Eesti Teadusagentuuri esimehega, nii et tuleb siis eraldi pilt. Põhikooli astmes 3. preemia 700 eurot. Rainer Ahi ja Trevor Roger Kuusk Jüri gümnaasiumis tööga investeerimist, teemaline õpperakendus Student X eest, juhendajateks Karolina Remet. Hanna Elisabeth Haav Tallinna Toomkoolist tööga prügi sorteerimise tähtsus meie ühiskonna seest, mil juhendajateks Hele-Mai Haav.
teine preemia 800 eurot. Karoliina Mikk Tallinna Kivimäe põhikoolis tööga õpilase elu diabeedikuna teadmike õpilastele ja õpetajatele eest, juhendajateks Tiina Mikk ja Kaja Vaikla. Kristjan Liiv Tallinna Reaalkoolist, mille pealkirja enam ette pea lugema, sest see on juba kõigile pähe jäänud, millele aga juhendajateks on Reet Varik. Ja panused suurenevad. Põhikooli esimene preemia 1000 eurot. Laura Veerde Tartu Luterlik Peetri kool, tööga toiduvärv E102, sisalduse määramine limonaadides ja pirnimaitselises siirupis eest, mil juhendajaks Joana Jõgela. Samuel Palu Kadrina Keskkooli, tööga viimane okupatsioonieelne Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel August Spalder, elu, tegevus ja perekonna lugu eest, mil juhendajateks Jane Palu ja Evelin Tiiter. Ja nüüd gümnaasiumiaste. Kolmas preemia 700 eurot. Jaagup Kuuskla ja Fred Järv Nõo Real gümnaasiumis tööga püsiva orgaanilise saasteaine trikloropropaani mehanokeemiline muundamine platvorm kemikaaliks Grignardi reaktsioonis eest. Juhendajateks Aivar Vinne, Riina Aav ja Kadesh Varma Nallaparaju. Ja nüüd on uuesti siin. Jaagup Kuuskla Nõo Reaalgümnaasiumist ja Fred Järv Nõo Reaalgümnaasiumist tööga püsiva orgaanilise saasteaine seda ma juba lugesin ka. Ehk siis pealkirja näeb seal, aga me palume ikkagi uuesti Jaagup Kuuskla ja Fred Järv meie ette. Ei ole. Ahaa, just. Vabandan info eest. Hoopis tükis oluline info on see, et Eesti esindamine Regeneron International Science and Engineering Fairil 2024, nii et sellise suurepärase preemia noored said. Nii, kohe leian järje tagasi. Ja jätkame. Miia-Maria Sukles Tallinna Reaalkoolis tööga inimese papilloomviiruse vastase vaktsineerituse tase ja sellest keeldumise põhjused 3 Eesti gümnaasiumi näitel eest, juhendajateks Tiina Talvi ja Helen Vettus.
Gümnaasiumi teine preemia 1100 eurot. Elin Makkar Tallinna Saksa Gümnaasiumis tööga Ahhaa elamuse kogemine Tallinna Saksa Gümnaasiumi gümnasistide ja Tartu Ülikooli tudengite näitel, mil juhendajateks Jaan Aru ja Anu Tuulmets. Joosep Toom Miina Härma Gümnaasiumist tööga, kui palju rakendavad 10 kõige räägitumat keelt ning nendega võrreldes eesti keel helikõrguste muutust eest. Juhendajad Henrik Vea. Kusjuures Joosep on üks 3 noorest, kelle komisjon valis Eestit esindama Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil septembris 2023. Esimene preemia ja 1500 eurot. Leene Pärtel, Hugo Treffneri gümnaasium. Ja kui Joosep oli üks neist 3, siis Leene on teine neist 3 või esimene, ma ei tea, kelle komisjon valis Eestit esindama Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil september 2023. Elo Joandi Miina Härma Gümnaasium. Tööga toitumise tuvastamine juuste isotoopanalüüside põhjal, kaasaja ja arheoloogilise materjali juhtumi uuring. Kui Joosep oli üks neist 3, kui Leene oli teine neist 3, siis Elo on 3 neist 3, kelle komisjon valis Eestit esindama Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil september 2023. Ja nüüd oleme ka premeerimas juhendajaid. Esimese preemia on pälvinud Ott Maidre Leene Pärteli töö juhendamise eest. Mari Tõrv, Ester Oras, Holar Sepp ja Helen Semilarski Elo Joandi töö juhendamise eest. Jätkame. Joona Jõgela, Laura Veerde töö juhendamise eest. Jane Palu ja Evelin Tiiter Samuel Palu töö juhendamise eest.
Ja nüüd oleme järjekorraga rahvusvaheliste koostööpartnerite rahvusvahelise koostööpartneri eriauhindade juures. Ja need auhinnad annab üle Teadusagentuuri juht Anu Noorma. Swiss Youth in Science eriauhinnad. Eesti esindamine International Wildlife Research Weekil 2023, mille pälvis Holger Erik Hain Hugo Treffneri gümnaasiumist tööga ema taime efekti olemasolu ja selle mõju hariliku odra taimede omavahelise konkurentsi intensiivsusele, mille juhendajateks Susanna Vain ja Saima Kaarna. Eesti esindamine rahvusvahelisel Šveitsi talentide foorumil 2024. Anett Veskimägi Tallinna Reaalkoolis tööga Vene agressiooni mõju Euroopa kliimaeesmärkidele energeetikasektoris 2030–2050 perioodil 24. veebruar kuni 31. detsember 2022. Ja Eesti esindamine London International Youth Science Forumil 2023. Gea Rael Kukk Hugo Treffneri gümnaasiumist tööks aktiivsuse tähelepanu häire sümptomid ning legaalsete stimulantide tarvitamine eest. Nii, aitäh Kanule. Ja nüüd, hea publik, head miljonid pealtvaatajad, kes te seal teisel pool ekraani olete, kõik auhinnasaajad, me oleme selleks korraks teadusfestivali auhindamisega lõpusirgele jõudnud. Küll aga veel neid, kes on õigel pool ekraani, neid auhinnasaajaid me ootame ka siia pildi peale. Nii et sellega me olemegi lõpetanud tänase tseremoonia. Me täname kõiki osalejaid ja loodetavasti kohtume juba järgmisel aastal. Aitäh!